Aitäh, head kolleegid! Ma alustaks tsitaadiga. Kõik, mida partei tõeks peab, on tõde. Võimatu on näha reaalsust teisiti kui partei silmade läbi. See alati meenub siis, kui hea kolleeg rahandusminister Jürgen Ligi esineb siin Riigikogus. Kohe, kui tuleb mõni ebamugav küsimus, on süüdi küsija. Ja kõik, mis Jürgen arvab, ongi tõde. Keset majanduslangust tutvustab Jürgen majanduskasvu. Ta selgitab siin, et lisaeelarve ei ole mingisugune majanduskasvu tekitamise instrument ja sisuliselt väidab ta seda, et lisaeelarvel ei olegi mingit mõtet. Aga tegelikult meil on olukord, kus Eesti majandus langeb 3 aastat. Seda ei saa põhjendada välisfaktoritega, kuna sellised riigid nagu näiteks Leedu kasvavad samal ajal olukorras, kus Leedu riigipiir on ühine nii Venemaaga kui ka Valgevenega. Põhjus on väga selgelt Reformierakonna juhtimises. Reformierakond muidugi ei ole ainuke, et siin on väga tore näha, kuidas sotsiaaldemokraadid avastasid, et toimetulekutoetus on väga väike. Ja need on samad inimesed, kes vähem kui pool aastat tagasi hääletasid maha keskfraktsiooni ettepaneku tõsta toimetulekutoetus 250 euroni. See ja paljud muud küsimused on tegelikult lisaeelarve teemad. Meil on olukord, kus riik võtab raha kõige vaesemate inimeste käest ja põhjustab sellega tugevat majanduslangust. Jürgen rääkis siin sellest, et kohe hakkab maksukoormus langema, majandus hakkab kasvama ja ta unustab mainida seda, et see rikaste maksusoodustus, mis on plaanitud 1. jaanuariks, läheb riigile maksma üle poole miljardi. Seesama niinimetatud maksuküür läks maksma omal ajal 3 korda vähem ja ta jättis raha kõige vaesemate kätte. See on see põhjus, miks Eesti majandus on koroona ajal ja enne koroonat kasvanud kiiremini kui pea kõik Euroopa Liidu majandused. See on see põhjus, miks Reformierakond ei suuda majanduskriisi ajal teha ühtegi päästvat sammu, kuna nemad jagavad raha vaid rikkamatele. Ja lisaeelarve oleks üks instrument, kuidas seda olukorda parandada, aga selle asemel lahendatakse seal ainult ülekantavate summade uuesti jagamist ja ühtegi sisulist sammu ei tehta. Siin kolleegid küsisid ka tööjõu kohta. Tõepoolest, kui vana koalitsioon, Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid tulid võimule, lubasid nemad optimeerida riigiaparaadi, et ametnike arv ei kasvaks enam, vaid saaks teha riigivalitsemist soodsamaks ja efektiivsemaks. Tulemuseks on see, et iga aasta on meil aina rohkem ametnikke ja see aasta pole erand. Ka see lisaeelarve suurendab rõõmsalt ametnike palka ja mitte ükski minister tegelikult ei kavatse enda ministeeriumis midagi optimeerida. Suur riigiaparaat on üks põhjus, miks Eesti majandus langeb olukorras, kus teiste riikide majandused saavad kriisiga palju paremini hakkama. Ja võib-olla kõige suurem, ja võtaks veel lisaaega. Ja 3 minutit lisaaega. Kõige suurem probleem on see, et eelarve koostamise põhimõtted ei ole piisavalt läbipaistvad. See võib olla enam-vähem sobilik olukorras, kus majandus kasvab ja nende suurte programmide abil suudavad ministeeriumid raha jagada, iga aasta tuleb seda raha rohkem, aga täna meil on mitu aastat
kestev majanduskriis ja reaalselt ei saa nende programmide sisust aru ka mitte ainult ministrid, vaid ka ministeeriumide esindajad. Ja selle asemel, et korraldada Eesti majandusele saneerimist, korraldab Reformierakond Eesti majanduse matused, mis kestavad juba hästi mitu aastat. Ja kõige suurem probleem on see, et kui see koalitsioon vahetub, siis uus koalitsioon peab opereerima eelarvega, mis on läbipaistmatu. Ja Eesti riigi majanduse päästmine tegelikult võtab rohkem aega, kui ta oleks võinud võtta. Nii et mul on lootus, et vähemalt järgmise aasta eelarve koostamisel teeb Reformierakond muutuse eelarve koostamise printsiibis. Et siis ta jätab neile, kes tulevad Reformierakonna asemele, võimalust Eesti majandust kiiresti päästa. Kui nad seda ei tee, siis me kaotame veel aastakese ja jätkame Euroopa Liidus majanduskasvu poolest viimasel kohal. Jõudu tööle!